5. peatükk. Allveelaeva Orsel lugu. 1. septembril 1939. aastal algas Teine maailmasõda. Hakkasin kandma nugasaapas ääres. 14. septembri õhtul võis Tallinna sadamas näha jubedat pilti. Kaugel avamerel põgenes Poola riigile kuuluv allveelaev Orsel heleda kisasaatel ühe suure sõjalaeva eest. Läbi pikksilma oli näha, et tegemist oli venelaste soomuslaevaga Potjomkin. Allveelaev Orsel püüdis jälitajat igat moodi maha raputada. Sukeldus, vahetas suunda, aga miski ei aidanud. Soomuslaev Potjomkin ei jäänud meetritki maha. Koledasti tätoveeritud nõukogude madrused ajasid juba pardal vett keema ning hakkisid sibulaid. Kas me võime seda rahulikult pealt vaadata, hüüdsin ma nördinult oma kõrval seisvale kindral Laidonerile. Ülemjuhataja raputas pead. Minu järel, kangelased, kajas tema hääl üle sadama. Laidoner tormas hobuse seljas vette, kohe seejärel startis tuntud Eesti meresõitja Kihnu Jõnn ja üks noor poiss, kes oli tahtnud sõita mallega saarde kalu püüdema, läks kah appi. Soomuslaev Potjomkin lõi araks ning kadus silmapiiri taha. Räsitud ja lipetav Orsel sõitis sadamasse. Läksime Laidoneriga laevale. Küll see oli hale vaatepilt. Madrused olid habemesse kasvanud ja väga kahvatud. Nad polnud tükk aega ühtegi head inimest kohanud ja seepärast hirmu täis. Kui me Laidoneriga meestest mööda kõndisime, klammerdusid nad üksteise külge tillukesed pelglikud pupillid hiiglaslikes silmavalgetes ja halisesid tasa. Kui mulle miski sääsk suhu lendas ja ma köhima kukkusin, puhkesid paljud ehmunult nutma. Läksime kapteni kajutisse. Ka tema oli hirmust poolsegane. Ta keeras oma vestinööpi ja vabises silmnähtavalt. Johan Laidoner, tutvustas ennast ülemjuhataja. Mina olen kapten Nemo, ütles poolakas. Kas venelased ei saa meid enam kätte? Ta vahtis aknast välja ja püüdis laua alla pugeda. Ärge kartke, te olete Eesti Vabariigi kaitse all, seletasin mina. Laidoner hakkas meest küsitlema, uuris, mis poolakatega õieti juhtus, aga kuigi palju ta teada ei saanud. Orseli kapten kogeles, ajas sõnu segi ja katkestas oma juttu aeg-ajalt kohkunud kiljatustega. Ta ei mäletanud, mis ajast venelased tema laeva jälitasid, mainis vaid, et vähemalt 3 lihavõtted on tal sellepärast pidamata jäänud. Korduvalt pidime talle kinnitama, et voodi all pole kedagi. Lõpuks vajus väsinud mees kokku ja jäi magama aeg-ajalt unes ema hüüdes. Laeva tekil käis aga juba hoogne päästetöö. Madrused istusid suure paja ümber ja kugistasid kuuma suppi ise silmanurgast laeval askeldavaid eestlasi jälgides. Äkilisemad liigutused ajasid neile siiski veel hirmu naha vahele. Nad võpatasid, katsid näo kätega ja peitsid suppi. Ka president Päts oli kohal. Ta oli enesele vanad dressid selga pannud ja vedas pardale kuhjunud prügi. Tere, tere, ütles ta meid märgates. Kuulsin, et on vaja töökäsi ja sõitsin siia. Käisin hommikul Tahkurannas, aitasin oma mälestussammast ehitada. Tunked olid nüüd kohe käe pärast võtta. Tulge, viime need paar propsi kaldale. Tegime mitu päeva tublit tööd ja viimaks nägi laev välja kui uus. Poola meeskond poleks aga nagu meie jõupingutusi märganudki. Endiselt käisid nad ringi üksteisel käest kinni hoides ja heitsid kartlikke pilke silmapiiri poole. Kui keegi neid hüüdis, tegid nad liigutuse, nagu tahaksid pea ees merre karata. Seda arvestades jätsime me ööseks pardale 2 Eesti sõjameest, kelle nimed olid Plint ja Plunt. Orseli kapten Nemo tänas meid, kuid sõjameestele kätte ei andnud ja liikus üldse pidevalt külg ees. Kella 5 ajal öösel läks keegi joodik laevast mööda. Kapten Nemo hüüdis, kes seal on? Karu olen, praalis joodik ja läks jaurates edasi. Kapten Nemol tõusid juuksed peas püsti nagu tikud. Karu, sosistas ta. Soomuslaev Potjomkin, surm, appi! Ta jooksis masina ruumi ja andis käsu 1004 põgeneda.
Madrusele, kelle närvid niigi krussis olid, ei tulnud käsku korrata. Laev hüppas paigast. Nüüd tormasid kohale Plint ja Plunt. Ei tohi sõita, ütlesid nad, ei ole lubatud. Hirmust lõdisev kapten võttis kokku kogu oma kavaluse. Pange korraks silmad kinni ja te näete, kuidas kuu muutub päikeseks, õpetas ta. Lugege 10 000-ni. Ei mina usu, kapten, naeris Plint. Mina ka mitte, muigas Plunt. Aga kui sa just tahad, eks me või ju seda teha. Nad lugesid 10 000-ni ja avasid silmad. Mis me ütlesime, hüüdsid nad. Kuu on ikka kuu. Aga Orsel oli selleks ajaks juba Gotlandil. Veel ei teadnud me, millised tagajärjed sellel põgenemisel on. Varsti saime teada.